aitäh. Nii, 6 peatükk. Seda ma tahan pikemalt lugeda, see läheb naljakaks. 6 peatükk, mille nimi on Öö linna peal, vastasseis Desertinis, narkohullus söökuses. Laupäeva kesköö. Mälestused sellest ööst on ülimalt ähmased. Ainukesed juhtlõngad, mis aitavad seda õhtut taastada, on taskutäis kenolootopileteid ja üleni kritsendusi täis salvrätikud. Näiteks 1. Otsib Fordimees üles, nõua võistluse jälgimiseks maasturit. Fotod, küsime. Lacerda, helista. Miks mitte helikopter? Helista, suru nendele värdjatele peale. Kõva lärm. Ja üks teine ütleb, registreeri end Paradise Boulevardil. Peatumatu ja topless. Kodukootud seks võrreldes LA-ga. Siinsed lumivalgetused. Täiesti alasti avalik kepp LA-s. Las Vegas on relvastatud masturbeerijate ühiskond. Hasartmängude mängimine on siinne laks. Seks kauba peale. Suurtele panustajatele veider trip. Võitjatele majahoorad. Kehva õnne meestele omad piirud. Kaua aega tagasi, kui ma elasin Big Suris Lionel Lilleist paar maja edasi, oli mul sõber, kellele meeldis Renault's kaarte tagumas käia. Ta oli Kärmelis sporditarvete pood ja 1 kuu jooksul sõitis ta 3 järjestikusel nädalavahetusel oma kiirteeristlejast Mercedesega Renault'sse ja võitis iga kord suured summad. 3 käigu järel oli ta kuskil $15,000 plussis, nii et ta otsustas 4. nädalavahetuse vahele jätta ja viia mõned sõbrad Nefente restorani. Alati lahku võitjana seletas ta ja pealegi see on pikk sõit. Esmaspäeva hommikul helistati talle Renault'st. See oli selle kasiino boss, mille ta oli tühjaks pumbanud. Me ootasime teid sellel nädalavahetusel, ütles boss. Lauapoistel oli igav. Kurraam, ütles mu sõber, nii et järgmisel nädalavahetusel sõitis ta sõbra ja 2 tüdrukuga eralennukiga Renault'sse. Kõik olid bossi erikülalised. Suurte panustajate jaoks pole millestki kahju. Ja esmaspäeva hommikul sõidutas seesama lennuk, kasiinolennuk ta Monterrey lennujaama tagasi. Piloot laenas talle peenraha, et ta saaks oma sõbrale helistada, et tooda Kärmelisse ära viskaks. Ta oli $3,000 miinuses ja 2 kuu pärast oli tal üks maailma karmimaid võlanõudefirmasid kõrval. Sõber müüs oma poe maha, aga sellest ei väheks. Ta ütles, et naad on valmis ootama, aga siis sai peksa, mis veenistada, et võib-olla on parem, kui ta laenaks kogu raha pataka kohe ära maksmiseks. Pealiini hasartmängud on väga karm business ja Renault on Las Vegase kõrval nagu kodukandi sõbralik juurviljapool. Kaotaja silmis on Vegas kõige kitsim linn maailmas. Kuni umbes selle aastani oli Las Vegase piiril tohutu välireklaam, mis teatas ära mängi marihuanaga Nevada osariigis. Omamine 20 aastat, müük eluaegne. Nii et ma ei olnud täiesti rahulik, kui me sel laupäeva õhtul marihuanast pungin auto ja hapet täis peaga mööda kasiinosid triivisime. Meil oli mitu nappi pääsemist. Ühel hetkel üritasin ma suurt punast Hyde Landmarki hotelli pesumajja tüürida, aga uks oli liiga kitsas ja sees olevad inimesed läksid ohtlikult närvi. Me sõitsime Desertini, Debbie Reynoldsi ja Harry Jamesi esinemisele. Ma ei tea, kuidas sinuga on, ütlesin ma oma advokaadile, aga minu erialal on oluline olla hip. Minu omal ka, ütles ta, aga sinu advokaadina soovitan ma sul sõita Tropicanasse, et Guy Lombardole pihta saada. Ta on oma Royal Canadiensiga sinises toas. Miks, küsisin ma, miks mida? Miks peaksin ma välja käima oma raskelt teenitud dollarid, et näha mingit neetud laipa? Kuule, ütles ta, miks me siin oleme? Et endal meelt lahutada või tööd teha? Tööd teha muidugi, vastasin ma. Me sõitsime ringe tehes läbi mitme koha parkimisplatsi. Algul mõtlesin, et me oleme Jonesis, aga see osutus Thunderbirdseks. Või oli see asja? Advokaat sirvis Vegas visitori ja otsis infot toimuva kohta. Kuidas oleks Nickel Snick Slottergate, küsis ta. Kuumad pilud, see kõlab karmist. 29 sendised hot dogid. Järsku hakkasid inimesed meie peale karjuma. Me olime hädas. 2 kappi, kes kandsid punakuldseid sõjaväe vormikuugesid, ilmusid äkki kapoti tagant meie ette. Mida kuradit te teete, karjus üks? Ei tohi siia parkida. Miks mitte, küsisin mina. See paistis nagu mõistlik koht, kus parkida. Palju ruumi oli. Ma olin vaba kohta otsinud juba väga kaua aega, liiga kaua. Olin juba valmis auto maha jätma, takso kutsuma, aga siis jah, me leidsime selle koha. Mis juhtus olema kõnnitee Desertini pea sissekäigu ees. Ma olin selleks ajaks juba nii paljudest äärekividest üle sõitnud, et ei pannud seda viimast tähelega.
nüüd äkki leidsime enda olukorrast, kus ei teadnud, kuidas reageerida. me olime sulgenud sissepääsu, kapid karjusid meie peale, baase kadus. mu advokaat oli hetkega autost väljas ja viibutas $5 tahada, et parkige see auto ära. ma olen Debbie vana sõber, ma kunagi kargasin teda. hetkeks tundus mulle, et ta pani puusse, aga siis haaras üks uksehoidjatest raha järele ja ütles okei, ma hoolitsen selle eest ära. ja ta rebis meile parkimistalongi. täitsa persses, ütlesin ma, kui me läbi foajee kiirustasime. peaaegu jäime vahele, see oli kiire reageerimine. mida sa siis mõtlesid, ütles ta, ma olen ju su advokaat ja sa võlgnud mulle $5 ja ma tahan seda kohe. ma keitisin õlgu, andsin talle raha taha. Desert Inni kiiskav paksu akrüülvaibaga kaetud foajee polnud küll õige koht, kus parklamehele antud 5 ja 10 sendiste pärast õiendada. see oli Bob Hope'i koduväljak ja Frank Sinatra ja Spiro Avenue. Foajees oli kergelt tunda kallilaminaadi ja plastmassist palmipuude lõhna. see oli ilmselgelt kõrgemat klassi peidupaik suurtele laristajatele. me sammusime enesekindlalt suure kabaree poole, kuid meid ei lastud sisse. mees veinivärvi smokingis teatas, et me oleme tulnud liiga hilja. maja oli juba täis ja mingeid kohti ei olnud mitte mingisuguse hinna eest. persse need kohad, ütles mu advokaat, me oleme Debbie vanad sõbrad, me sõitsime pika tee LA-st siia selle show pärast ja me kurat lähme sinna sisse. Smoki mees hakkas midagi tuleohutusreeglitest pobisema, kuid mu advokaat keeldus kuulamast. lõpuks pärast parajat lärmitsemist lasti meid tasuta sisse, tingimusel, et me seisime väljas ja ei suitseta. me lubasime, aga kohe kui sisse saime, läks asi käest. pinge oli olnud liiga suur ja Debbie Reynolds tõmbles hõbedase afroparukaga mööda lava ringi. taustaks Sgt Pepper, mida mängis Harry James oma kuldse trompetiga. kas sa kuradi raisk, ütles mu advokaat, me oleme ajamasinasse sattunud. rasked käed haarasid meil õlgadest. ma sain hašipiidu viimasel hetkel taskusse topitud. kapid lohistasid meid läbi foajee ja hoidsid peaukse juures kinni, kui me auto kohale toodi. okei, kaduge ära, ütles veinivärvis mokiga mees. me laseme teil minna. kui Debil on sellised sõbrad nagu teie, on ta veel suuremas jamas, kui ma arvasin. seda me veel vaatame, hüüdis mu advokaat, kui me ära sõitsime. kuradi paranoilised pervevestid. ma sõitsin söökuse kasiino juurde ja parkisin tagaukse lähedale. vaat see on õige koht, ütlesin ma. siin ei hüppa meile keegi näkku. kus on eeter, küsis mu advokaat. see meskaliin ei tööta enam. ma andsin talle pakiruumi võtme ja panin samal ajal hašipiibu põlema. ta tuli eetripudeliga tagasi, korkis selle lahti, valas törtsu salvrätiku sisse, surus selle tugevalt sisse hingates vastu nina. ma tegin ka ühe salvrätiku samamoodi märjaks ja solkasin sellega omaenda nina. hais oli hingemata, isegi kui katus oli maas. hetke pärast komberdasime trepist üles sissepääsu poole, ise lollakalt tirvitades ja teineteist toetades nagu joodikud. see on eetri põhiline pluss, sa hakkad käituma nagu külajoodik mingis ajaloolises Iiri romaanis. kõik baasmotoorsed refleksid kaovad täiesti, pilt on ähmane, mingit tasakaalu pole, keel on pehme. ei mingit keha ja aju vahelist ühendust, mis on huvitav, sest aju töötab enam-vähem korralikult edasi. sa näed, et jubedal moel sa käitud, kuid ei saa mitte midagi selle vastu ette võtta. sa jõuad söökuse suure pöördukse juurde ja sa tead, et kui sa sinna jõuad, pead sa andma mehele $2 või ta ei lase sind sisse. aga kui sa sinna jõuad, läheb kõik valesti. sa paned kauguse hindamisel pöörduksest veits mööda, rammid selle sisse. põrkad tagasi, haarad ühest vanast daamist, et püsti jääda ja mingi kuri Rotary vend tõukab sind ja sa mõtled, mis siin toimub. ja siis sa kuuled ennast mõmisemas. koerad keppisid paavsti. aga see ei ole minu süü, vaata ette. milleks raha? mu nimi on Brinks. ma sündisin. ajan lambad üle parda. naise ja lapsed soomuse auto juurde. kapten Ziip käskis. ai kuradi eeter, täielik kehanarkootikum. vaim tumbub õudusest tagasi, võimetu selgrooga suhtlema. käed vehivad hullumeelselt, kuidagi sa raha taskust kätte, ebardlik naer ja sisin suust ja see alatine totter naeratus. Las Vegases on eeter täiuslik narkootikum. selles linnas armastatakse joodikut, uut liha. nii et meid lükati läbi pöörduste ja lasti sees lahti. nii.